Toomas Türk ja tõepoolest see teema ja tänud kõigile andmeklubi nii-öelda eestvedajatele, et see teema kõik nagu kõnetab meid ja kui meie poole pöörduti, siis me kohe haarasime sellest kinni, et see oli suurepärane võimalus ju tutvustada, mida siis selline suur ja samas ka väike linn Tallinn nagu selles valdkonnas plaanib. Ja anda võib-olla siis ka just sellist koostöömõtet nagu siin osalejatele, et kus me saame ühiselt võib-olla tulevikus kasulikud olla. Enese tutvustuseks, et meid tõesti on siin 3, siis kõigepealt ka sellest poolest, et alates selle aasta 1. jaanuarist on siis Tallinnas loodud üks keskne juhtimisüksus, mille nimetuseks on strateegiakeskus ja selle nii-öelda üheks osaks on siis digitaalsete teenuste ja IT-teenuste pakkumine ja siin alla on siis nii-öelda paigutatud selline huvitav büroo Tulevikulinn, mis siis ühelt poolt nii-öelda tegeleb siis just selle nii-öelda linna andmevaldkonna tehnoloogilise võimekuse tõstmisega koostööks siis kõikide teiste linna strateegilise planeerimise eestvedamise ametkondadega ja kõikide analüüsi teostajatega, kus me siis pakume eelkõige neid tehnoloogilisi vahendeid ja teisalt siis me nii-öelda oleme ka eksperdid kogu nii-öelda targalinna tehnoloogiate osas ja innovatsiooni eestvedamisel. Ja tõepoolest siis tiim on käivitunud selle aasta alguses, esimeses kvartalis ja hea kolleeg Hanna-Greta ja Roman, kes siis ka nii-öelda oma nii-öelda valdkonnast paar sõna teile räägivad peale minu esitlust. Oleme siis kolmekesi seda kõike alustamas, kuid kindlasti tulevikku vaadates saab meid olema võib-olla rohkem. Kui mõelda nüüd nagu selliselt, et mis siis tegelikult on need andmed, mis nagu linnas tegelikult juba töötavad, et me ei tule ju selles mõttes sellisest olukorrast, kus kõik on nagu alles veel planeerimisel ja teostamise ootel, vaid et loomulikult, et me kõik võib-olla liikudes linnas ringi kasutame siis selliseid kaardirakendusi liikumisplaneerimiseks. Siinkohal võib öelda, et on nagu väga hea öelda, et tegelikult kõik see info, mis linnas operatiivselt toimub, Tallinna linna näitel siis on tegelikult ka integreeritud siis näiteks Google Maps ja Waze rakendustega. Ehk siis kui linnas sisuliselt toimub nagu suur näiteks spordiüritus, tänavaid sulgetakse, siis nii-öelda reroutimine, mis tegelikult liiklejatele pakutakse siin, on tegelikult siis just see, mida kasutatakse alginfona linna operatiivinfosüsteemist. Teine pool on see, et me oleme väga palju digitaliseerinud juba erinevaid teenuseid. Et siin on tegelikult 2020. aasta kokkuvõte lühidalt näidatuna siis kõik see, mis puudutab kas või ruumiandmeid, nende väljastamist või mingid tõendeid või lubasid, siis see on peaaegu nagu 100%, ehk siis maksimaalne võimalik isegi on juba tegelikult digitaliseeritud ja nende teenuste osas. Ehk siis meil on tegelikult väga palju sellist teadmist ja tekkinud ka, võiks öelda, digitaalsete teenuste osutamise osas ikkagi väga-väga selge võimekus. Mis on veel nagu oluline on see, et ega siis loomulikult kõik sellised teenused või rakendused ei toimi ka niisama, et hea on just see ruumiline pool jällegi. Et ega need Excelid ja e-mailid kusagile ka, aga samas nagu nii-öelda tuues selle aasta kaasava eelarve näidet, et kui see nii-öelda info viidi ka kaardile, oli võimalik nagu näha teavet, kus mis piirkonnas näiteks on mingisugune hääletamine võimalik, siis mis ideest, siis see loomulikult andis nagu sellist head toimivat lahendust ja võeti nagu hästi homaks ja neid kaardirakendusi, ruumiandmeid on tegelikult Tallinna linnal väga-väga palju. Loomulikult on see, et tekib nagu ülevaade ka sellistest tarkadest linnadest klassikalises vaates, et ehk siis, et siin on näiteks Kalaranna tee näitel või Reidi tee või mõningad muid teidki juba selles viisil, kus tegelikult nii mõõdetakse autode liikumist, inimeste, jalgratturite liikumist, loomulikult uued tõukeratalahendused on nii-öelda kaardistamisel. Samas ka jäätmed, kõik see, mida tänavavalgustus, mis müra tekib, et võib öelda näiteks, et mürasensorid on aktiivsed, mida Tallinna linn isegi näeb, on ligemale 250 aktiivselt kasutuses. Aga tegelikult, mis nagu rohkem võiks kõnetada, et mis on see nii-öelda selline gerilla andmete valdkond, on ikkagi see, et kui võtta kas või mingisugune
bensiinijaam, et siis inimesed vaatavad, mis hind seal on, aga tegelikult see on üks väga-väga sihuke lahe häkk, mis on näiteks siin tehtud ka kas või Austria näitel, aga et jalgratas, et näiteks see ei maksa ju nii-öelda kütuse mõttes siin sisuliselt midagi. Ehk siis tegelikult ütleme ühelt poolt, et Tallinna linna näitel infosüsteemide ja see võimekuse osakaal ja see on nagu väga-väga suur sisemiselt, et kogu meie nii-öelda sellist 15 000 arvutikasutajaga seotud nagu organisatsiooni vaates, siis loomulikult me tekitame erinevaid avalike teenuste andmete kogusse vastavaid informatsioone, meil on erinevaid registreid, meil on olemas loomulikult ka kõikvõimalik selliseid ettevõtteid, kes siis nagu nii-öelda sellist andmest ja teadmist loovad. Täna meie suurim väljakutse otsime välja on see, et see ei ole keskselt koos, ehk siis selline teadmine ja nii edasi on ikkagi väga nagu võiks öelda domeenide põhine. Ja loomulikult ka nende seoste nii-öelda väljatoomine. Ja seetõttu võiks öelda, et me nagu näemegi siin nagu sellist väljakutset just andmedomeenide vaates nagu oma plaanide sättimisel ja siis leida ka neid väga häid partnereid, et me ei pea kõike seda ise tegema. Ehk siis, et me tegelikult saaksime väga selgelt kasutada siin võimalusi. Kui me räägime näiteks oma nii-öelda finantsinfost, mis on nagu linnasisene teadmine, siis me kasutame siin SAP-on, geoinformatsioon, need sama mainitud ruumiandmed, meil on selleks vastavad sellised rakendused, kaardivõimalused, meil on olemas ka loomulikult kõik võimalik selline tarkvaraline pool. Meil on olemas väga palju muidugi taristu andmeid, et ka see tegelikult on taristuses oluline, mis on maa all näiteks, et millised võrgustikud, torud, mis iganes, statistika, uuringud, väga selge plokk nagu nii-öelda, mis on tegelikult väga selgelt ka avaandmeteks väga lihtsalt nagu nii-öelda pakutav. Ja mis on meie jaoks nagu siin väga oluline mainida ka väljakutsena, on just see, et kõik see on reeglina siis Tallinna linna tasemel, aga meid väga usutab informatsioon, mida saaks nii-öelda linna osa tasemel ja veel parem oleks, kui see oleks asumite tasemel, sest et me näeme, et kogukonnad ja kogu Tallinna uus nii-öelda arengustrateegia 2035 vaates rõhutab just nii-öelda sellist asumi naabruskonna põhist nagu lähenemist. Liikuvusandmed, loomulikult väga suur valdkond ja teema, et on siin olemas loomulikult nii-öelda sellist infot, mida kogutakse siis ühissõidukites valideerides, kui siis ka tänava peal kaamerate läbi või siis sensorite kaudu. Oluline teema, kasvav teema, kliimaandmed, ehk siis kõik see, mis puudutab sellist nagu rohepöörde toimivust ja selle elluviimist, kust nii-öelda tegelikult võiks öelda sellist CO2 jalajälge ikkagi arvutada. Hoonete puhul me räägime juba tänapäeval sellest, et hoonet eluiga saab väga selgelt digitaalselt andmetega hallata ja ma arvan, et see paljude jaoks ei ole uus, aga meie jaoks on see teema, et nii mõnedki hooned ja edasised tegevused liiguvad selles suunas. Asjade internetimaailm, toon ka hiljem konkreetsema näite ühest valdkonna tegevusest, millega me siin nagu kindlasti näeme edasiminekut ja haridus, et ka haridus loob loomulikult andmeid ja nii edasi, nii edasi. Kui vaatad partnerid, siis loomulikult me näeme, et võimalikult palju tuleks vaadata sellist nagu avaandmete vaates. Me näeme siin selget koostööd ja kasutatavust just Statistikaameti poolt toetavast. Kõik, mis puudutab sellist maksuandmestikku, ettevõtlusandmestikku ja nii edasi, et keskkonnad hariduses ja välised partnerid, kes loomulikult loovad sellist nagu sisulist või siis ühekordset uuringupõhist infot. Ja näiteks on ka siin sellised Hestfeed tüüpi platvormid, kus see hoonete volitatud info on võimalik ju selgelt integreerida. Nii et võiks öelda, et selline Tallinna näide sellest on ikkagi väga-väga nagu laiali ulatuv. Ja mida me tegelikult oleme võib-olla praktilise poole pealt juba ka teinud, et üks asi, mis meil on nii-öelda olnud aasta otsa kasutuses ja ta on tegelikult jõudnud oma olemuselt juba selliseks top 4-5 veebisaidiks, mida siis nagu nii-öelda just kasutatakse, keskmiselt siis kusagil 1000 kasutajat kuus, on siis otseselt Tallinna enda nagu nii-öelda selline dashboard, ehk siis informatsioon, mida Tallinn ise suudab nagu kokku koondada ja pakkuda. Ja ühelt poolt on see loomulikult selline igapäevane nädalane monitooring, mis puudutab sellist finantsandmestikku, kõik, mis puudutab töötud elanikke ja teiselt poole pealt ka selline siis reaalne iga hetk linnas toimuv operatiivinfo näol. Me räägime ka sellest, et siin on nagu võimalik just nagu rääkida sellisest linna monitoorimisest läbi uudiste, aga loomulikult ka süsteemide liidestused, ehk siis, et näiteks planeeringud, et mis planeeringud reaalajas on nagu toimimas ja ka linnamudel 3Ds on üks väga äge asi, mida me soovime kindlasti näha, et see omaks erinevaid ja rohkemaid nagu andmekihte.
ja sellega võiks öelda, on seotud ka näiteks koostöö Helsingiga, et me nagu väga selgelt näeme sellist Talsingi reaalset toimimist läbi näiteks 3D andmemudelite. Et väga põnevad ajad, väga põnevad võimalused, et see on see esmane lahendus, mida siis Tallinn on enda poolt lihtsalt nagu kokku võtnud selleks, et kasutada just nagu siis oma nii-öelda teadmist ja võimekust, aga see kindlasti ei ole piisav. Mis on teine näide, mis välja tuua, on siis tegelikult selline uus keskkond andmed.tallinn.ee. Tänasel hetkel on ta alles meil sellises eelseadistusfaasis, domeen on küll täiesti avalik, kus me tegelikult siis sarnaselt võiks öelda teisele tublile linnale Eestis Tartu või siis ka ühe Taani linna näitel on siis Telia loonud sellise platvormi, mis puudutab siis asjade internetikeskkonda, ehk siis kus on võimalik liidestada erinevaid siis liikuvus, hoonestus, ilma mis iganes personaliseeritud andmeid. Ja selles mõttes on selline keskkond nüüd hangitud ka Tallinnale, ehk siis meie nii-öelda enda nägemuses ja soovis on see üks võimalik selge keskkond, kus me saaksime pakkuda sellised ruumilise kui siis ka enda jaoks nagu reaalajas andmetöötluse jaoks olenevat sellist andmejärve tüüpi lahendust. Ja loomulikult pakkuda seda infot siis kättesaadavalt ja mugavalt ka kõikidele inimlastele, ettevõtjatele ja neid inimesi, kes Tallinnat nagu külastavad. Aga selleks, et see jutt jääks ainult nagu siis minu poolt, siis ma annaks võib-olla siin sõna edasi ka kolleegile Hanna-Gretale, kes tutvustaks just nagu lähemalt ka ühte just avaandmete ja statistika valdkonna tegevust, mis meil on hetkel töös. Jah, tere, Toomas, et sa võid selle slaidiga edasi. Jaa, ma siiski unustasin, et mul üks slaid oli vahel veel, üks üleskutse ka, enne kui tõesti Hanna-Greta sa jätkad. Et meil on olemas Tallinnas 2 aastat ka üks innovatsioonikonkurss Tallinnovation. Tallinnovation innovatsioonifond.tehnopol.ee on see veebisait ja me väga-väga ootaksime sinna ka selliseid ägedaid koostööprojektide taotlusi, ehk siis, et piloteerida andmevaldkonnas sel aastal ühte ühisprojekti. Et eelmisest korrast on meil väga põnevaid juba teemasid olnud siin, näiteks ka mini-ilmajaamade rakenduse näol või hoonete automaatika osas, aga üleskutse on. Ja panen nüüd edasi ühe slaidi sulle, Hanna-Greta. Tere, et mina olen siis andmeanalüütik või andmehaldur, et tegelen siis just sellise nagu siis võib-olla väljundi loomisega andmete pealt. Ja siis nagu Toomas ütleski, et meie see üksus on väga värske ja see andmeaida projekt on sellises algfaasis, et siis sellise piloodina me praegu siis tegelemegi sellise statistika nagu atlase integreerimisega, et kui siin nagu näha on, siis see statistika atlas oli ennem selline võib-olla mitte nii dünaamiline keskkond ja selline võib-olla ei olnud nii kasutajasõbralik, ja ka andmete uuendamine oli selline käsitöö ja aeganõudev, et siis nüüd see uuem lahendus, sellega me siis läksimegi Power BI peale, kuna linnal on ka Microsofti litsentsid olemas ja Power BI oli siis juba mingil määral on nagu linnas kasutuses olnud või siis nagu piloodina nüüd ka võetud kasutusele, et siis me jätkasime nagu selle lahendusega. Ja et Power BI nagu paljud, kes sellega nagu töötanud on, et teavad, et see on siis selline võib-olla dünaamilisem vahend ja just see pluss, et see andmehaldus ja andmete uuendamine on võib-olla lihtsam ja selline automaatsem. Et võib-olla siis, kui nagu siin rääkida ka nendest väljakutsetest, et siis selliste andmete integreerimise ja andmete siis kättesaadavuse poolelt, et siis mina nagu oma töös näen seda, et siin need
väljakutsed võib-olla ongi suurel määral just seda laadi, et nagu seda mõttemaailma just muuta, et see Excelite ja emailide aeg nagu ma arvan, et varsti nagu võiks ümber saada, et see mõttemaailm nagu muutuks, et on muid lahendusi ja võib-olla natukene paremaid ja kaasaegsemaid, et noh, hea on näha, et linnasüsteemis on see mõttemaailm nagu vastu võetud ja minnakse nagu asjaga kaasa, et see on hästi positiivne ja siis teistpidi ka just selline väljapoolt nende andmete hankimine ja ka avaandmed, et mis on praegu väga teemaks, et siis nagu selle omavalitsuse tasandil seda avaandmeid hetkel ikkagi palju ei ole, mida saaks nagu otseselt kasutada nagu linnale nagu endale siis väärtuse loomiseks, et need on ikkagi suhteliselt nagu üldtasandil ja selline spetsiifiliste andmete pärimine on ikkagi, käib emailide teel, aga noh, selles osas on samuti, et Statistikaamet, Töötukassad, kõik on väga valmis koostööd tegema ja ka nagu selle siis automatiseerimise teele nagu läinud, et see on nagu hästi positiivne. Et siin ma võib-olla annan sõna Romanile, et kolleegile, kes siis oskab nagu rohkem selle siis tehnilise poole pealt rääkida. Tere, mina olen Roman Jäik, andmearhitekt. Minu peamine roll on andmeid automatiseerida, näiteks Excelist. Ja andmeid meil hetkel hoitakse Excelist ja puudub ühtne süsteem. Selleks ka andmeaita vaja. Andmete laadimist me kasutame hetkel Traili andmeintegratsioonivahendid, mis võimaldab andmeid allikasüsteemisse Excelist teise üle kanda. Seejärel andmete visualiseerimine toimub Microsoft Power BI-ga. Sobilikku vahendit valmistada väga oluline. Traili perioodil kasutame mitu vabavaralised andmeintegratsioonivahendid. Ja Traili perioodi lõpus valime kõige paremat varianti. See on minu poolt. Aitäh, Roman, et loomulikult me peame siin korraks veidike täpsustama, et me võib-olla hetkel oleme sellises tõesti valikute faasis, ehk siis tegelikult meid ka väga huvitab just nagu nii-öelda teiste kogemustega spetsialistide nii-öelda tagasiside. Aga siitkohalt ma arvan, et me ikkagi võimegi võtta nagu kokku, et Tallinna vaates meie jaoks on nagu oluline, et me suudaksime pakkuda nii-öelda siis juhtimisvaldkonnas infot, avaandmeid ja loomulikult kõik sellist teadmist ja andmete integratsiooni, mis aitaks siis tuua neid andmeid just nendele vajalikkuse, kasulikkuse osas ootajatele kättesaadavaks.